Kerdi, mulle lõpetab, kuidas saaks kord ilus tantsija, sest ma annan numbrid kässu ja see valub muusika. Kerdi, mulle näitavad mõni muu, kes sambuis poosis käib, päris rahvus peaks ju aitama, et ma võiksin tantsida. Ja kui kõlab meelegi viis, tantsima sinu siiski, ma ju siis ka ja parakiis, aga meil on siis. Mulle lõpetab, kuidas saaks kord minus tantsija, sest ma pannan numbrid käsku ja mind võlu saab. No vot, ma mõtlesin, et põikame korraks kiitlasse, aga vaatan ringi, rahvast on siin rohkem kui meie valla jaami tuleb. Ma ei osanud arvata, et nii uhkele peale sealt on mõni tagasihoidlikult riides, aga vaata neid roosad kleistid, santsid peapaelad. See on lausa moetendus. No näed, meil siin ongi nii, et alguses arvad, et tuled lihtsalt külla, aga satud pidusse. Ega siis kõik ikka niisama ka siia sattunud. Täna on Kiikla Kiigelinnu naised rahvakülla kutsunud sellepärast, et neil on 15. sünnipäev. Oh soo, siis sattusime siia kohe õigel ajal. Ja milline algus. Ma ikka mõtlen nende kostüümide peale. Nad on ikka nii ilusad, ikka väga ilusad. Jaa, just ja see on alles algus. Mina olin 5 aastat tagasi ka Kiigelinnu sünnipäeva peal. Ah soo, ja siis? Siis oli nii, et nad tantsisid iga tantsu ise kostüümis. Ikka tõesti või? No jah, naised on juba kord sellised, et tahavad kogu aeg kleite vahetada. No sina oled jah see suur asjatundja naiste kleitide alal. Tahate, ma räägin teile hoopis sellest, kuidas me siin aasta tagasi ühte Lutsu näidendit lavastasime. Teate, siis oli nii, et... Luts, mis Luts? Madus on veel vahele tulema. Jah. Pidage nüüd ometi sõbrad. Enne kui te nüüd päris vaidlema lähete. Mul tekkis hoopis üks küsimus. Kuidas see Kiigelinn üldse sündis? Kas siin Kiiklas on kogu aeg tantsitud
ei, alguses olid hoopis maadaamid. Maadaamid? Kõlab uhkelt. Ja, see on meie kohalike naiste selts. Saadi kokku, tehti käsitööd, õmmeldi lappi, tekke ja vahel isegi näideldi. Ja kui sa oled kunagi näinud, kuidas inimesed selle käside otsas mitu tundi küürutavad, siis saad isegi aru, et ühel momendil tuli mõte, et aitab, jah. Just, konditekk kangeks. Seljatekk kangeks ja siis keegi ütles, et kuule, äkki hakkaks tantsima. Ja nii sündiski naistantsuri. Kuula sa jah teda, päris nii nüüd ka ei käinud see asi. Kõigepealt oli vaja kedagi, kes naistele tantsud selgeks õpetaks. Õigemini seda, kuidas tantsida. Ja mis siis õpetajast oli? Üks tubli inimene nimega Helgi. Tema õpetas esimesed sammud selgeks ja pani rühmale alguse. Oot nüüd. Aga tantsu ajal lauldi ju Helmist. Just ma mõtlesin sama. Helgi oli õpetaja. Helmi on lihtsalt üks ilus laul. No näete, kinklas on siin kõik loogiline. Õpetaja on Helgi, külavanem on Kinksepp, laul on Helmi, tantsib Kiigelind. No jutlusta nüüd, õpetaja on ikka Marju praegu. Helgi oli esimesed 5 aastat, siis tuli Marju ja tema on juhendanud rühma sellest ajast peale. Aga kuhu see Kiigelind kadunud on? Ma mõtlesin, et 2 õpetajat on ikka rohkem kui ühe tantsu selgeks õpetanud. Ma ütlesin, et küllap vahetavad kuskil kostüüme. Aga ära muretse. Kiigelind alles suhendab tiibu. Tordini on veel pikk maa minna. Jah, seda veel ei olegi näed. Ei ole jah. Ei paista seal appi, midagi seal piilutakse. Ei vist ikka suhendavad veel oma tiibu. No, neid pidi ju hästi palju riileid olema. Aga siis tuleb ära võtta. Aga teate, mina tean seda, kuidas Marju Kiigelinnu juurde üldse sattus. No nii, räägi. Jaa, minu isa ja Marju töötasid ühes koos politseis. Politseis? Jaa. Ja ühe korra läks minu isa Marju juurde ja ütles, et nii, Kiikla Kiigelind otsib omale juhendajat ja sina pead sinna minema. Marju kokutas, ütles, et mul on üks õhtu veel vaba ja anti telefoninumber ja liida siia sattus. Kellele ta kokutas? Kokutas. Ei, tema mina olen Marju kokutamas küll kuulnud. Kogu aeg. Eile siin proovis oli niimoodi, et meie küll näitelikud ütlesime, et oi Marju käe me küll ei oleks nagu vastu pidanud. Ja kogu aeg ütles, et võt see samm on niimoodi, üks tants oli hästi. See oli viimane tants. See, kus meie enne oli. Jah, see oli see kõige viimane tants. Kas need tõesti on kõik vahetamata kõik või? No võt ma ei tea. Nii kui mind ei ole, ei saa nad midagi tehtud. Sa pead ikka vist vaatama minema. Ei, ma panin kaamera püsti sinna. No näed, tulevad. Tulevad. Ma tänu klausiga on.
Mina olen näinud seda viimast tantsu, kus need kiigerid seda selline vihaga tantsid. Vihaga? Mispärast ometi? Ilus tants oli ju. No siis oli sauna aasta. Ühel tantsijal oli saunaviht kaasas. Ja kuum suvi oli ja niimoodi see publik vihaga sai. Ja veega veel. Ja täiesti tasuta selline väike saunaleid. Sellised naised, need kiigeline naised on. Ikka on kogu aeg mingi riugas kuskilt tagavarast võtta. No vaadake, järgmise tantsu pealkiri on Lusti leele. Me siin esimeses reas... Ei, ka siin tea midagi, jah, sina see naiste lemmik, et hoia jäpp oma piik ja prillid igasuguks endale ligised, aine. Kuulge, ma püüdsin just kokku lugeda, kui palju neid tantsijad seal üldse on. Jah, mina olen ka proovinud. Kokku olen lugeda proovinud, aga need liiguvad nii kiiresti minu jaoks, et võta neid kinni ja lugetus läheb ka sassi. Praegu on rühmas 17 naist koos juhendaja Marjuga. 17? See on ju päris suur seltskond juba. On. Aga tegelikult on neid aastate jooksul olnud veel rohkem. Teist sama palju on neid, kes on tulnud ja siis ka jälle läinud. Kuidas nii? No eks need põhjused ole erinevad. Kellel jätkub püsivust ja kellel juba tervis ja kelle viib lihtsalt elu kuskile mujale. Aga tore, et alati on uusi telijaid. Neid, kes tahavad tantsida. Jah, vahel kutsuvad nad kaasa ka oma pereliikmeid. Päriselt. Kiigelinnus tantsivad ühest perest näiteks ema ja tütar, teisest ämm ja Lilia. Kahel naisel on täiskasvanud pojad, kes tantsivad teistes rahvatantsurühmades. Ja üks õnnelik vanaema sai eelmisel suvel suurel tantsupeol koos pojapojaga samal väljakul tantsida.
see on küll ilus, kui tants niimoodi põlvest põlve edasi läheb. Just, põlvest põlve. Kiigelinnus on tantsijaid gümnaasiumist muuseumini. Muuseumini? Rühmas on ikka 2 pensionäri ja need 2 ongi need, kes on algusest peale ilma vahedeta tantsinud. Sest rahvatantsuga on nii, et kui hing laulab ja jalg tahab tantsida, siis ei sega enam eriti mitte miski. Ei vanus. Ega liigselt tilad. Ega vahel isegi varutav varus. Sest tants ei ole ainult sammud. See on inimesed. Ja kui inimesed kokku hoiavad, siis sünnivad ka väga ilusad tantsud. Ma tean, et Kiigelinnus hoitakse üksteist väga. Ja et rahvatants võib anda jõudu ka siis, kui elus on väga raske. Ja et tantsutrennis kauad korraks need mured ja rasked mõtted jääb ainult tantsuilu ja see tunne, et inimesed on sinu ümber. Nad on olemas ja toetavad. Nii on. Aga riided vist nüüd ei ole selge. Ära ma tean täpselt, kuidagi kõnneselt teeb. Jah. Ma võib ka vaja segadal sulle teha, et siis nagu ühed võtavad ja teised panevad. Riidid ma mõtlen. Mis te naerate riidid ma mõtlesin. Aga ära, teie naerate, muidu ma ka mõtlema midagi muu. Jah, aga mis te nii vaiksed siin, et ega mina ei ainult mitte paberi pealt maha lugevaks mõtlega ka midagi veel. Mis sa ainult naerulind siin? Me sina või naerulind? Ega ikka mõtled, siis Kiiklas on ka segatansurühma see. Jaa, üks saab talida, aga see on nii palju segasime, et ei ikka naisterühm. Tegelikult 90-ndatel oli, 90-ndatel alguses oli. Ma mäletan, jah. Mis arvad, Rene, et äkki me peaks ka ühinema? Mida naistega? Ei, kui siis naistega adrus. Ma saan aru, et ole nüüd. No viisakas, ikka oleme rikkume ära seda, aga ega nad ei saa, ma riidis selga. Võtame järgmise vahe teksti juba. Küll need lehvikud olid ilus. See on minu oma. See on sinu lehvikud on. Oota ainult, kui sa nende lauluumi jääksid, see on palju. Mis sa teed? Mis sa segad vahele nii palju? Mis sa segad vahele, see on vahetekst on kirjas, seda võib lugeda. Rene olen terve eilse päeva rääkinud, täna rääkinud päeva eest. Rutt kirjutas nii vähe lihtsalt meile, et nad ei arvestanud, et neil läheb nagu aega nende riiete vahetamisega nii palju aega, aga äkki teeks üldse niimoodi, et laseks muusikutele natukene. Ei, need mängivad nii kaua, et seal ei saa, siis pole talve riided juba pärast selgu, kui nendele laseb mängida. Ma arvan, et muusikud võiksid mängida vahelduseks. Jah, nii kaua kui see salauks. Ärge kutsuge korda. Nii kaua kui salauks on. Seegi tuleb igaks mõttes. Ja Marju läheb vaatab juba. Ma ei ole kas ka murega. Juba Marju on murega, siis on juba. Siis tulevad murjad välja. Jah. Aga ma arvan, et nad istatakse tagauksest välja. Pidugi. See tagant on tegelikult. Sa oled vist enne ise ka kogenud. Ei, see on mul oli juubel siin ja siis kõik käisid niimoodi õnnitlesid niimoodi eestrid välja. Ära lõpun räägi. Juba või? Juba jõuksite väga linnukesed. Thank you.
pääsuke lännes kõrgele, et vaevalt näha veel läbi ülesse. Nii on me elutee, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Nii on me elutee, mis läheb taevasse, nii kui
need võrratud kostüümid ja millised lehvikud need olid, kui need olid ikka ilusad. Tants muutus kohe kuidagi nagu tuul liiguks üle saali. Just. Ma mõtlesin juba, et kas Tiigelinn ongi iga tantsu jaoks mingi eriline film olemas. Alustasid ju kõnni keppidega. Oota ainult, kui sa nende lauruumi nähksid, siis sa mõtleksid, et sattusid kas teatrilattu või spordisaali. Kas tõesti? Natukene nii ta ongi. Tiigelinn teeb kaasa ka võimlemispidudel ja seal kasutatakse igasuguseid põnevaid rekvisiite. Nagu neid lehvikuid. Lehvikud on alles algus, Andrus. On tantsitud näiteks võimlemisrõngastega, mille ümber on seotud pikk valgest kangast lood. Kõlab huvitavalt. Ja kui rõngad ära töötavad, siis vaadatakse linad. Voodilinad? Ei, nii sauna mõõtu rohkem. Tähendab, see oli sauna linna mõõtu rohkem, mitte sauna mõõtu. Ja ükskord oli isegi 7 meetri pikkune lina, mida tantsides pea kohal kaasas katti. 7 meetrit. Selle saab ju väikse hotellid püsti panna. Ja sellega tantsid ikka päriselt. Täitsa päriselt. Teadad, tantsisid lambi tirni. Mõtlete siin koha peal neid lugusi välja oli? Kus sa selle? Siin pole vaja midagi välja mõelda. Ainult vaata ja imesta ja ükskord oli neil isegi ratsasportlaste tants. Ratsasportlaste. Ja siis kanti õlgadel umbes sellised 2-meetrisi tõkkedeibaid. No see pidi küll paras ettevõtmine olema. Oligi. Ja vähe sellest, ükskord nad võtsid sealt Kohtla-Nõmmelt ühe külamehe, kellele pani pulli pärast müts pähe ja siis ta pidi nendest teevastest üle hüppama. Ja kui te arvate, et sellega asi lõpeb, siis ei lõppeda midagi. On tantsitud ka lumememmedena. Ja pingviinidena. No see tuleb päris pööraselt. Ja võib-olla natukene kõlabki, aga tegelikult on seal oma põhjus ka. Tiitras tehakse igal aastal jõulumaad ja selle tutvustamiseks filmitakse alati ka ette videoklipp. Ja loomulikult Tiigelinn on naistega peaosas. Kord lumememmedena, kord pingviinidena, kord pikkades kleitides kaunite mõisaprouadena. Jah, eks selliseid lugusid tasubki tallale panna, et muidu arvab veel munisin, et mõtleme siin lugusid välja, aga kuna nad sealt ei paista veel, siis ma tabasin endalt mõtet, et siin ühe mehe naisele siin eelmine kord 5 aastat tagasi, kes enam Tiigelinnus ei tantsis, sellele kingiti tiitel Tiigelinnu esiema. Huvitav, mis talle seevad tantsid kingitakse. Aga ära loodu räägi, vaatame panna tantsu.
siin kostüüme. Mul tekkis juba järgmine küsimus. Kas Kiigelind tantsib ainult siin kodulaval või on nad ka mujal käinud? Päris palju on nad käinud. Lisaks Eestil on tantsitud näiteks Lätis, Soomes, Bulgaarias ja muideks isegi Portugalis Madeira saarel. Portugalis? No see nüüd tõesti päris kaugel. No näed, tuleb välja, et Kiigelinnad on mõnikord ka rändlinnud. Rändlinnud? No liitude ränne, sa ikka oled kuulnud ju. Kured lähevad, kuljad ilmad, kured tulevad, lapsed taga, noh ja nii edasi. Mõni lind läheb Aafrikasse, Kiigelind läks Madeirale. Aga Eestis? Eestis on tantsitud väga erinevates paikades. Muidugi Kalevi staadionil, kus üldtantsupeol on käidud lausa 2 korral. Ja see on see koht, kus seisab väljakul ja mõtled. Kui ma nüüd sammu sassi ajan, siis näeb seda terve Eesti. Ja kui staadionitest rääkida, siis tantsitud on Kalev Koki areenal, Kalevi spordiseltsi võimlemispeal. Ja Pirita velotrekil, Tallinna võimlemispeal ning Kohtla-Nõmme staadionil. Ja ise Kohtla-Nõmmes oli tore koht. Seal oli eriti huvitav, et sel ajal, kui Kiigelind tantsis, siis sportlased jooksid 24 tunni ja ultra jooksul. Ja siis lendasid Kiigelinnad kohale 7-meetrise linaga ja siis pull oli ka kaasas neile ja siis kukkusid tantsu pihtama. Kuule, sa mõtled neid lugusid siin samas välja? No mitte siin, vaid seal. Noh, tegelikult olid mõise selle üks korraldajatest ja palusin Kiigelinnul tulla, et mina teadnud tulevad, aga ikka tulin. Ja siis tuli lõpuks välja, et Kiigelind ju kutsuda kuskile, need on reklaamiminutid nüüd. Tulevad nad alati kohale. Saate kokkulepped igal juhul ja see oligi mõnus, siis kui see sportlased jooksid seal ümber selle ringina ja siis tantsijad ilusti tantsisid, küll oli ilus vaadata ja kui on vaja, siis nad tulevad igale poole kas või rappa. Mis mõttes rappa? Täitsa sõna otseses mõttes. Korra nad tõesti tantsisid Tiikla taga rabas ja publiku hulgas oli siis sellel korral ka Riigikogu esimees. Ja nii ja nii. Ja kui te ei usu, siis küsige Kiigelindade käest. Küll nad teile räägivad, kuidas oli. Juba tulevad, aga meil on ka tekst. Õhtu oli ju pikk ees ja kui küsima hakata, siis las räägivad sellest ka, kuidas nad Madeiral basseini koldal lumememme kostüümides võitlesid. Täiesti tõsi jutt olevat ja ma olen videos ka näinud seda ja räägitakse, et publikust neil seal puudu ei olnud, sest 9-korruseline hotell oli seal kõrval ja siis nad vaatasid seal, et valged Eesti naised ja lumememme kostüümides ja pärast pandi muidugi hotell kinni, aga igas iga päev ei näe, kuidas see naised seal basseini kaldal tantsivad ja kimu teevad. No siis peab küll ütlema, et Kiigelindude tantsuteed on ikka väga kibunevad. Kas te suudate veel millegagi üllatada? Eks neid tantse on tehtud igasugustes paikades, nii lavalaudadel kui ka staadionimurul, rabametal ja rannaliival, lumes ja vihmas ja tuule ja päikesega. Ja näete, arvatame nende peisteks, kui kiiresti nad ütriidesse on saanud, aga poolel korral on tantsitud ka väikesed taluuel metsaservas männi juurde otsa koperdades ja käbisid varvaga eest lükates. Aga ikka meenutatakse sellest päevast mitte neid juuri ja käbisid, vaid väikest ja lahkeid võõrustajaid. No siis võib küll öelda, et kui kuskil on ruumi 2 sammu jaoks, siis sinna juba mahub ka üks tants. Jah. Kui ei pääle tuum, kes kuldsid
rahvatantsurühm, aga kus on nende rahvariided? Rahvariided on nemad, et lähevad ja panevad selga, aga kui rahvariided selga pannakse, siis peab olema ikka ka rahvamuusika. Ma arvan, et on kuskilt rahvamuusikat ka ja olete valmis? Olete valmis? Nii et kuulame. Ainult sulle. Oo, kes tuleb ka kuulata? Selle nimega ainult sulle. Aitäh. meile meeldib aega, siis meil on väike mõte teha teile väike viktoriin. Et kes siis vastab õigesti, saab väikese meene meie käest. Ja esimene küsimus oleks teile Kiigelinnu, ehk siis tänane sünnipäeva kontsert annab pealkirja Kiigelit kutsub külla. Kes teab vastust, tõstab käe ülesse. Mis oli Kiigelinnu 10. sünnipäeva kontserdi pealkiri? 10. Kes teab, tõstab käe ülesse? 5 aastat. Teie ei tohi. Aitäh. Me mõtlesime küll, et me teeme vastused, et me ütleme ära. Annan koosneb 2 sõnast. Teine sõna on Kiigelinnust. Jah, millest Kiigelinnust? Või mis asi Kiigelinnust? Šašlõkk Kiigelinnust? Šašlõkk Kiigelinnust ei ole. Kuidas? Ja, mul on see täiesti õige. Ma olen aru. Ja võtame ühe muusika vahele jälle. Jah.
aga mainimata jäi, et esinetud on ka ühes ostukeskuses. Kes nimetab, millises ostukeskuses on Kiigelit esinenud? Ja väga hästi. Küünal on teie. Olen öelnud ka. Ei, Kiigelind või? Ja muusikat ei ole kunagi liiga palju. Just, mul uks ei avane nii kaua, et mitte mängida ja meelu sinna. Ka sellest, et pealtvaatajate hulgas on siis läheduses viibinud Riigikogu esimees. Kelleks sellel ajal oli siis Henn Põlluaas. Aga siin Kiiklas on tantsuplatsil koos jalga keerutatud ka koos tol ajal ametis olnud ministriga. Kes see minister oli? Teiega on nii igav mängida, teate kohe vastuse täna, mina ei mängi. Nii, kus teil on veel üks muusikapala varuks? Või on teil see kahepalale? Küsimus ära. Küsin oma küsimuse ära. Vaatame. Ma tea, mulle jäeti imelik küsimus. Mis asi? Ei, on küll ja meie küsimused on vastatavad, aga meie vastused on küsitavad. Nii. Kiigelit tuleb mõnikord tantsimas ka mõne tänakanali uudistes. Viimati näiteks käesoleval aasta veebruaris Kohtla-Nõmme talvepilkaril. 2022. aasta mais oli eetris aga uudislugu, mis kajastas Kiiklas toimunud ajaloopäeva. Seal esietendus üks Kiikla kogukonna teatri näidend, kus ka kiigelinud kaasa tegid. Kes oli selle näidendi kaasautor? Üks kaasautor, üks autor oli Rutt Linnard, aga kes oli teine? Näidendi peale rida, eks? Ja selle küsime pärast, vaata, kui on palju aega, ma löön selle aga kui te arvate ära kõigepealt selle näidendi pealkirja, siis tuleb hiljem ka see teine autor kergesti võib-olla. Nii, ma arvan, et autor tuleb kergemalt kaasautor meelde. Jaa, Urmas Lennuk ei tea, kuidas te välja mõtlesite, kes see ütles siit? Väga hea, näed.
Aga nii, mis meil siin jäänud on? Aga nüüd on ju see pealkiri. Väga hea keeleõppeja kalender. Kes tahab keeleõppeja kalendrit? Võite vabalt käe üles tõsta. Kes tahab? Kas see oli nendest Kiikla-Mõisa naistest või? Jaa, Kiikla-Mõisa naistest ja mõnest mehest. Ja naised meelde jäid, kahju, et meie meelde ei jäänud, me olime ka seal. Aga jah, oli see naistest siis hea küll. Nii, aga see oli kaheosaline, see pealkiri keskel on jaa. Tegemist on inimestega. Ja tegemist on kahe inimese nimega, mis on ka ajalooliselt tegelikult olemas. Üks oli kohapealne mõist. Kas üks oli Kotsepuu? Kotsepuu oli selle taustal koos Arveeliusega, aga lugu iseenesest Kotsepuu nimi käis seal läbi, aga eesnimi. Üks oli naine. Ja see ei olnud Augustin Kotsepuu, see naine. August oli üks. Oli või? August ja Julia, jah, väga hea. Nii, aga ma sain aru, et siin on 2 tükki ütlesin, et nii, sellega meil auhinnad otsas, aga naised on veel ikka veel. Nii, leisitame läheb maha veel. Lõpusite ära. Proovige. Esiettekanne. Enam ei tekkinud küsimus. Juba tuleb. Väga tuli, võtame aplausiga vastu neid.
oli see hetk, kui Kiigelind oli täies koosseisus nii laval kui ka põrandal nendes kollastes kostüümides, aga väga ilus on see hetk, kui Kiigelinnul on seljas Jõhvi kihelkonna rahvariided ja nende valmimisse tuli eriti algusaastatel ka Kiigelindudel kõvasti panustada. Ja nii mõnigi nendest tantsijatest tulid praegu natukene auguline selles osas, et kui nad tegid neid vastaid või rahvariideid, siis naer läks ikka mõnikord ju näkku, oli niimoodi, oli. Nii et jah, et tubli olite. Nüüd on järgmine tants samadest viietest, nii et midagi vastas. Nagu me juba õhtu alguses rääkisime, siis Kiigelinnu rühma kõige suurem tugevus on sõbralik ja toetav suhtumine. Proovides saab palju nalja, võetakse vastu erinevaid väljakutseid ja tehakse koos ära ka need asjad, mis alguses tunduvad päris keerulised. Nii ongi aastate jooksul kogunenud palju sooja mälestusi ja ülinaljakaid juhtumisi. Ja neid juhtumisi on meil olnud erinevaid, on isegi pealt nähtud, et ükskord nad tantsisid nii kitsa lava, et muidugi neid on palju ka, aga osad siis tantsisid kardina taga. Et osad olid keskel ära, väga vaprad. Võin öelda, väga vaprad tantsisid ka need, kes olid kardina taga, eriti ilusti tantsisid need. Et nad olid väga tublid olid. Mõnikord tantsivad, sammutavad sassi ja nemad arvavad, et neil on õige. Teised ajavad sassi, et nad on väga niimoodi, tantsivad nii nagu ise tahavad. Nad on väga tublid. Ja ükskord Kinnus, seal oli ma ise näinud, see sammud sassi lähevad, seda mina ei ole näinud, seda mina aru ei saanud seda tassi. Aga see Kinnus ükskord, nad tantsisid helilaste pesas peaaegu
Tegelased vaikselt sealt olid ja järsku hakkavad lendama ja siis nemad lendavad Kiigelinna poole ja Vesilinna poole ja nii see käis, üksteise võidu tantsisid, nemad tantsisid ilusamini. Nii et jah, et neid lugusid on palju-palju. Ja mõni neist tahab ka väga palju kannatust. Näiteks Rukkirääk, mille õppimisel oli rändikutesse takerdumine alguses ikka päris igapäevane lugu. Aga Kiigelinnud ei ole sellised, kes esimese raskuse peale loobuvad. Kui midagi ette võetakse, siis tehakse see lõpuni. Nii sünnivadki need head ja naljakad lood, mida hiljem rõõmuga meenutatakse. Ikkagi professionaalid. Ja kui aus olla, siis Kiigelinnus suur saladus ja võlupilti peetud nende juhendajas Marjus. Marju! Sellise juhendajaga tunduvad ka keerulisemad asjad tehtavad. Oma kauni tantsuoskusega oskab ta rahulikult ja kindlalt teisi õpetada, julgustada ja õigustada. Ja kuigi tema hea toimu ja sõbralikust tunduvad lausa loomulikud, siis on Marju juures midagi veel. Väga hea loomuline paist ja eriline oskus teha õigeid valikuid. Tänane kontsert on suuresti Marju jaoks. Alates tantsude õpetamisest ja stsenaariumist kuni kõigi nende pisiasjadeni, mis kokku tegi Kiigelinnu sünnipäeva kontserdist ühe erilise õnne. Aitäh, Marju. Aplaus! Aitäh ka Kiigelind. Aplaus! Nüüd, et tegelikult nüüd pani järgmiselt read pani kirja, ka enne oli kirja pani Truts, siis järgmiselt read pani kirja Marju ja ütles, et mitte ükski naisrahva tantsurühm ei ole mitte keegi ilma publikuta, aitäh publikule! Ja tänase väikese peo või juubelipeo 15. aasta sünnipäeva pealkiri on, et Kiigelinn kutsub külla. Aga selle kontserdiga, ega sellega teile kõik läbi ei saa. Teil on veel aastaid ja aastaid, aga meil on veel kontsert läheb edasi. Me saame aru, et me peame ühistantsu teie kalbust tegema. On nii? See on vist sinu tekst? Jah, kui sa lubad. Jaa, palun. Aitäh. Et enne kui on veel siis plaanis veel viimane tants, lööme loorakuuli lokku. Ja me palume kõikide saalis olijatel tulla koos Kiigelantsusaks siia Kiigelinnu tantsukurandale koos kepsutama või siis ka võite julgelt oma laua kõrval püsti tõsta ja tantsuda. Mõlemad variandid on lubatud. Olge lahked. Tõuse püsti, tantsime koos.
juba pidasin ära eelmisel pühapäeval. Et nüüd on
noh, sa tead, kuidas me võiksid tapustama. Jaa, sa ka tudusid midagi. See oleks vast üllatuda. Et see kiiga rakvamana on see ainult kiivriga saab, mis see saab juba suurust. Ja siis me vahepeal tõuseme siin lendu või Rutt ütleb veel, et me nüüd me sõidame kuhugi. Ma teie ootab. Jah, muutus. Aitäh sulle selle pesa eest. Jah. Ja nüüd me hakkame tänama tiigelindusid ja me täname tiigelindu. Ma panen selle kõrvale, siia on kirjutatud Rutt. Ja pensionärisokid. Pensionärisokid, meil on veel üks pensionär, tule siia, teine pensionär. Liivi. Liiviga soojad sokid sellepärast, et meie oleme kahekesi tiigelinnu esimesest proovist peale kogu aeg tantsinud.